Kuigi ma olen alati suur rööprähkleja olnud, siis viimased 2 aastat on eriti tormilised mu elus olnud. Lisaks siis ülemaailmsele pandeemiale tegin ma oma põhitöö kõrvalt ka vabatahtlikku tööd, ehk siis ma juhtisin 700 vabatahtlikuga organisatsiooni ja see kõik tuli mu enda une, puhkuse ja trenniajast. Toitumine muutus järjest ebaregulaarsemaks ja läbivaks teemaks sai kuskilt millegi haaramine. Ööpäevas magasin ma umbes 4-5 tundi ja ühel hetkel ma sain teada, kuna ma igapäevaselt ennast ei kaalunud, et ma olin 1,5 aastaga juurde võtnud 14 kilo. Ma ei ole kunagi oma elus nii palju kaalunud. See oli päris hea reaalsuskontroll ning ma otsustasin, et ma pean midagi ette võtma, sest ma lihtsalt kaua enam niiviisi vastu ei pea. Ja ma otsustasin alustada toitumisest, sellepärast, et ma ei ole kunagi väga intuitiivne kokkaja olnud ning ma taipasin ka, et ei ole mõtet üleöö hakata jõusaalis rassima, kui toitumine paigas ei ole. Ja lisaks sellele, et ma ei ole kunagi hea kokk olnud, ei ole ka mu toitumisalased teadmised väga head. Et kuigi vanust on juba piisavalt, siis ma pean tunnistama, et teadmised selles osas, et nii, meil on süsivesikud, rasvad, kas osad rasvad on head, kas osad on halvad, siis tulevad valgud, see on vist proteiin, eks ole, ehk siis ma teadsin kõiki neid termineid, aga ma ei teadnud absoluutselt, kuidas neil silma peal hoida ja millest pihta hakata. Ja ma ütleks, et see tuli täiesti õigel ajal, kui ma järsku nägin Elise postitust tema programmi kohta, nii et universum justkui saatis märguande, et see on õige asi, millega liituda. Elise programmi fookus ongi peamiselt just harimine. Ma ei ütleks, et on midagi, mida konkreetselt ei tohi süüa, vaid olulisem on just see, et millistes kogustes sa teda sööd. Ja et sa teeksid neid valikuid teadlikult ning sa teaksid, mida sa omale suhu pistad. Kuna ma ei ole kunagi olnud väga hea kokkaja, siis see iganädalane uus informatsioon, mis Elise poolt tuli, korraks ajas vahepeal pea sassi, seega ma teadsin, et ma ei suuda kõike uut teadmist rakendada. Siis ma valisin teatud komponendid, mida jälgida, et kõigepealt tarbitavate suhkrute kogus, siis see, et mul oleks kogu aeg söögilaual juur- ja puuviljad ning et mul tekiks ka konkreetsed söögikorrad, mitte ei oleks lihtsalt selline emotsionaalne ampsamine. Peamine, mis on muutunud, on see, et ma teen nüüd lihtsalt teadlikumaid valikuid. Kui ma käin toidupoes, siis ma loen etikette, ma mõtlen kaasa, erinevalt sellest, kuidas ma varem shoppamas käisin, kui ma tegelikult haarasin üpris suvaliselt toiduaineid. Aga samas ma olen ikkagi inimene ja ma oma piirangutega üleliia kaugele ei lähe. Kui mul ikkagi jäätise isu tuleb, siis ma lähen ostan jäätist, aga ma ka selle otsuse teen teadlikult. Millise jäätise valin, kui palju ma seda söön, ehk siis oluline on lihtsalt alustada väikeste sammudega. Mul oli kogu aeg tunne, et Elis tegeleb minuga personaalselt. Kuigi tegelikult meil oli mitmekümne inimeseline grupp, siis Elis Kokk küsis, kuidas sul läheb, kas ma saan kuidagi aidata. Ja seesama grupp, mida ma mainisin, töötas meeletult hea tugigrupina. See oli üpris geniaalne Elise poolt koondada kõik programmis osalejad ühte Facebooki gruppi, kuhu siis postitati pilte, jagati retsepte, motiveeriti üksteist. Ja kui vahepeal oli tunne, et laiskus tuleb peale, siis sa nägid teiste pilte ja mida nad täna hommikuks kokanud on, siis lõi uue motivatsiooni sisse, et ma ei saa neist ju kehvem olla. Enne programmiga alustamist Elis küsis kõigi käest, millised on su eesmärgid, mis puudutavad kaalunumbrit. Ma mäletan, et ma ütlesin talle, et ma prooviks 2 kuuga vähemalt 5 kilo alla võtta. 8 nädalaga ma kaotasin 9 kilo, praeguseks ma olen kaotanud 11,5 kilo ja tundub, et see kaalunumber järjest langeb. Aga kõige enam ma tunnen seda, et ma olen energilisem, ma olen rõõmsameelsem, puhtalt see, et sõna otses mõttes ma tunnen ennast kergemana. Ma saan öelda, et ma tunnen ennast väga rõõmsana, väga energilisena ja ma suht iga päev mõtlen, et mida järgmiseks ette võtta. Kui ma toitumisega olen juba teatud kaugusel läinud, siis nüüd ma mõtlen, milliseid trenne ette võtta ja tegelen palju rohkem oma mentaalse tervisega. Et ma tunnen, et see avas mingi laeka et enese parendamise suunas, et võtta ka muud valdkonnad ette. Tänu Elise juhendamisele sai närvisöövast slaalomsõidust hoopis nauditav jalutuskäik.
uue elu suunas. Ma olen väga rõõmus, et ta leidis täpselt selle õige formaadi, et me kohtume kord nädalas. Meil on Facebooki grupp, kus me saame ennast nii välja elada kui ka rõõme ja muresid jagada ning kindlasti ka see, et tema personaalne suhtlus ja personaalne tugi kõigi programmis osalenute suunas.